No nii, tere, kolmas päev, kolmas Hiina linnamaastur. Täna nimega Forthing T5 Evo ja nagu siit näha, siis ka HEV ehk hübriidauto. Ei ole ka neil hetkel registris ainult bensiinimootoriga, kuigi eelmine testiauto valget värvi oli ABC-l puhas bensiinikas, aga ma pean ütlema, et nüüd teispäeva järjest hübriidiga sõites on asi väga hea. See auto tõesti liigub jälle väga hästi. Täna küll ei ole me nüüd ülgasel, sellepärast, et ei ole mõtet siit Harkust teisele poole Tallinnat sõita, selleks, et samal teel testida. Tulime siia nüüd Keila ja Tallinna vahelistele teedele, eks need on vähe siledamad, aga ei ole nii lipi peal, aga väristavad samamoodi ja sõidan siin praegu kütkebussi peatsest mööda. Väga mõnus on, et loomulikult ka see auto kiirendab ikkagi absoluutselt teistmoodi kui puhas bensiiniauto. See elektrimootor on kohe tunda, kuidas ta kaasa aitab ja Forthingu tugevus on loomulikult üli hea disaini seest kui väljast. Väljast pärast piltide pealt on näha, tema nagu väike Lambo ja sees istud nagu Porsche, et istmed on sellised Porschelikud. Ja sisemus ka ei ole liiga suur ekraan. Ekraan on pisikene, ei ole värvikirev. Kõik on selline tagasihoidlik. Loomulikult armatuur jälle läigib vastu, aga siin on ka see, et siin nurgas on näha, et tal on ka veel kaitsekile peal. Võib-olla see kaitsekile on asi, mis ka seda peegeldust teeb. Loomulikult kõike saab siin ju häälestada, reguleerida, teha. Isesõitjad või isesõitud abimehed, praegu nad on mul siin peal, kisuvad rooli. Tegelikult on need, olgem ausad, halvad. Võib-olla, vaid ma olengi vanakooli mees, mulle meeldib ise autoga sõita, rooli keerata, pidurdada. Ma pean need kohe siit välja lülitama kõik selle jama, et nad ei segaks mind sõitmast, nautimast. Sai ka kiiremat sõitu proovitud, ka siin pool on selliseid lõike. Ütleme nii, et jälle, nad ei ole mõeldud kiirteed autodeks, selline 160 tundus enam-vähem okei. Väiksel maanteel pikal sirgel, kus kahel pool on põllud ja kõik on näha, et oleks turvaline. Pigem on jälle selline mõnus, nagu ma praegu siin sõidan 70-ga rahulikult riigikaitse rügemendist mööda, et siin ei olegi, et siin kannataks loomulikult sõita kiiremini ka. Eks ma nüüd siin tagant kedagi ei tulnud. Pidurdan sükse kiiruse praegu madalaks ja nüüd teeme kiirendustesti. Ikka kiirendab ja tõmbab ja mootori häält on ka kuulda. Niimoodi kuni 100-ni, et väga mõnus on sõita, aga jah, praegu on mul see rooli lahendus on peal, et keerame siin ringi. Vaatame, kus me selle siit maha saame. Siit tuleks need kõik maha võtta siit kuskilt. Auto ja lein ja siis tuleks nad siit kõik need emergency, kõik asjad maha võtta. Ei ole neid vaja, et väga tüütud. Vaatame siis, kuidas tagurpidi käigu. Nii. Ilusti näitab, kuhu me keerame, miks keerame. Peeglid on väga head samamoodi.
kõik sisse ja nüüd ta vaatab siia ette, kas tuleb kedagi. Suund muidugi klõksub natukese süksema närvilisema häälega kui eelmisel 2 autol. No ja nüüd, kui me saame ennast sirgeks, siis tuleb tavaline pilt ette ja teeme selle kiirenduse. No on väga hea küll. Ei oska midagi halba öelda, et need uued hiinlased on ikka tõesti, kõik on nagu väga head autod, sõidavad väga meeldivalt. Hinnaklass on ka võrreldes siin näiteks eurooplaste ja rääkimata jaapanlaste ja koreakatega soodsam. Ka see auto on sellises suurusjärgus 23-24 000 eurot. Nad näevad head välja. Kui eile sõidetud MG-l oli lubatud Haagis 500 kilo, siis Forthing kahjuks on jälle seesama 0 kilo, et kuigi mehed teadsid rääkida, et Hollandis on juba vähemalt sellele puhtale sisepõlemismootoriga isendile tehtud ka Haagise veo sertifikaadid, nii et teoreetselt võib seda saada. See on väga paljudele siiski oluline, aga no muidu on selline, vaatame, mis see heli meil teeb ka. Ja see on nagu ta on, et ei ole kõige parem ja loomulikult ma ei taha seda autot praegu ümber häälestada ainult ise endale, sellepärast, et sellega ikkagi keegi inimene sõidab iga päev, et kõik need igasugused helipiiksud ja igasugused tüütused, et tuleks kõik maha võtta, need häirivad kõik võimalikult vaikseks, võimalikult mõnusaks, aga auto on vägev ja auto on ilus. Täna siis selline test. Täname tähelepanu eest ja vaatame, mis järgmisena tuleb. Nüüd on 4-3 ära sõidetud, mida ma olen tahtnud sõita. Vaatame, äkki saab selle Sherry Tigoga ka veel teha ja siis oleks nagu ring peal. Loomulikult Dongfengil on ka veel Mage, Mage, seal samas kõrval oli, aga disaini poolest mulle lihtsalt see D5 Evo meeldib hirmsasti, see on nagu väike uurus. Aga jah, järgmise korrani.